Oleks seda teadnud, oleks läinud seda päris kooli õppima kuskile. Või anda... noored see. Sõidavad seal täna meil Ragnar, Morgan, Henri, Helmut, Grego. Henri ja Helmut läksid muideks noorteklassi Suure mäe peal sõitmas, need on nii kõvad masinad ja sõitjad. Georgi nimelisi on Gregor, Georg, sõitud on materiaalstatega jällegi, kui rääkida jälle mäkketõusust nendele, kes ei ole varem mäkketõusul käinud, siis pärasemalt on mäkketõusul käinud selline lugu, klassi sõitjad. Ülejäänud on saanud sõita individuaalselt, ise rada valida ja otsustada, kui kiiresti nad mäe peal sõidavad. Sellest ei sõltu, kas oled esimene või teine või kolmas. Siin hakatakse sõitu paari kaupa ehk et paaris sõidud ja vaadates seda, mismoodi see mägi välja näeb, siis kui keegi sooviks näiteks tulla ja panustada, olla üleval mäetipus, anda käega märku seal, kui on rada vaba ja üles välja jõutud. Variant see, et keegi tuleb minu asemel ja ma lähen ise sinna üles, siis see üleval võib olla isegi tuule õppimata, siin all väga ei ole, see üleval lükud lehti.
läheb, vaatan siin. Toitutaja juures äkki ei ole veel saba, seda on ka mõne hea asja. Ristliku lülikud. Aga palun! minuti pärast kõik sõitjad siia. Rai, sulle saame siia.
koht, Romet, number 47. Järgmisena koht number 5, juuniorite klassis Georg, 26. Kolmas koht kuulub Rannar. 5-9. Platsutatakse vist on juuniorid saavad auhindasid ja kui me siin all kuuleme, et üleval platsutatakse, nüüd siin ka plaksutada. See on meie tulevik ja noor. Nad ei plaksuta praegu. Kaks äratad rahu. Ma ütlesin, kus üldse aeg. Kuhu plaksutatakse? No nüüd plaksutatakse. Nüüd võib plaksutada, üleval plaksutatakse. Hurraa! Palju õnne! Esimene sai auhinda. Ma nägin, ta on keskel kõige suuremal. Tänu sellele kõige pikem. Lapsevanemad teevad pilti ja juuniorid tõstavad karikaid pea kohale, karikad võtavad.